Ma sündisin Eestis, kuid minu aktsendi järgi on juba aru saada, et eesti keel pole mu emakeel. Selle videoga soovin selle teema lõpetada ega taha seda enam kunagi uuesti tõstatada. Ükski majaelanik ei anna teile ühtegi mingit armuse. See on teie probleem. Kuule, see on neiu, lase jalgasid. See ei ole naljakas. Это, блядь, не смешно. Ёб твою мать, дебилы, блядь, русские нахуй. Te just kuulesite minu naabri armsat pöördumist. Tema koos teiste naabritega väljendasid oma suhtumist meisse mitte ainult sõnade, vaid ka tegudega. See, mis on sellel salvestusel, on kõige kahjudum kõigest sellest. Mul on siiralt hea meel, kui paljud Eestis elavad vene emakeelega inimesed ei ole kunagi kokku puutunud sellise erilise suhtumisega. Ma saan aru, et keel on lihtsalt kõige lihtsam põhjus, mille võib leida, et oma viha kuhugi välja valada. Nendel inimestel, keda juhib põhimõtteliselt ainult vihkamine. Aga tol ajal olin ma teismeline ja ei saanud aru, millega olin ma isiklikult sellise suhtumise ära teeninud. Ma ei tea, kas seda frustratsiooni on võimalik edasi anda, sest mul ju ei ole teist kodumaad. Minu vanemad on samuti siin sündinud, kuid hinges tahtsin ma uskuda, et see, millega ma kokku puutusin, ei iseloomusta kogu Eestit. Kuigi see oli väga tugev kogemus, mis kestis peaaegu 10 aastat, ei läinud ma kummasegi äärmusesse. Ma ei muutunud kibestunuks ega hakanud oma emakeelt häbenema. Vastupidi, ma hakkasin otsima kontakte ja positiivseid kogemusi eesti keeles suhtlemisel. Ma käisin Eesti koolides, vahetusprogrammides, tutvusin inimestega. Alla teadlikult ma tahtsin asjendada selle tugeva negatiivse kogemuse, milles ma elasin, positiivsega. Ja see õnnestus mul. Iga uus positiivne kogemus eesti keele suhtlemisel kallutas tasapisi kaalukaussi teisele poole. Aga kujutage ette, kui palju tahtejõudu ja positiivseid kogemusi on vaja selleks, et ainult kaaluda üles see pikk ja raske negatiivne kogemus ning taastada usk paremasse. Mulle tundub, et sain sellega edukalt hakkama. Selle videoga soovin kogu südamest tänada kõiki oma Eesti sõpru ja tuttavaid. Tõenäoliselt te isegi ei tea, kui oluline oli minu jaoks iga kokkupuude teiega. Ise seda teadmata, te aitasite mul kujundada uut pildi Eestist, sellist, nagu mina seda näha tahan, kus ei ole oluline, mis on sinu emakeel, vaid oluline on see, milline inimene sa oled. Minu jaoks sai tähenduslikuks sündmuseks tutvus ühe eaka naabrika. Tema kaotas oma abikaasa ja jäi üksi elama. Ma hakkasin tema juures käima, viisin talle kingitusi nii tähtpäevadel kui ka niisama. Me istusime kamina ääres ja rääkisime eesti keeles. Tema jagas minuga rabarberid ja õunu, mina viisin talle nendest tehtud moosi ja pirukaid. See kogemus sai minu jaoks ilusaks lõpetuseks loole naabritega. Üks inimene, kellega sa lood nii soojad suhted, võib korraga kaaluda üles kogu kogetud negatiivsuse. Ma väga soovin, et te teaksite, et lahke ja aktsepteeriva inimese kohtamine on miljon korda mõjusam kui ükskõik millised reformid ja riiklikud integratsiooniprogrammid. Ma olen veendunud, et inimeste vahelised suhted on palju olulisemad kui poliitika. Aitäh teile, mu kallid Eesti sõprad! Teadke, et oma vestluste, sõpruse ja hea suhtumisega annate te nii nimetatud integratsiooni palju suurema panuse kui kõik poliitikud kokku. Meie riigi tulevik on ainult meie endi kätes ning ma väga soovin, et me üheneksime meie ilusa, imelise ja hooliva kodumaa Eesti nimel.